autominutid toob teieni Alexela. Eestis toimub iga päev keskmiselt 97 autodega seotud kindlustusjuhtumit. Kuigi kergemaid pleki mõlkimise juhtub liikluses üsna sageli, siis tihtilugu puudub autojuhtidel teadmine, kuidas õnnetus korrektselt fikseerida. Millised dokumendid tuleb koha peal täita, kas autosid tohib liigutada? Väga palju erinevaid küsimusi, millele me täna vastust uurime. ...2018. aastal oli Eestis 35 251 liikluskindlustusjuhtumit, mille keskmine kahju jäi 2000 euro juurde. Ainuüksi Harjumaal toimus neist 20 064 juhtumit. Seevastu Hiiumaal registreeriti vaid 63 õnnetust. Kui peaksin juhtuma sõidukiga liiklusõnnetusse ja viga on saanud ainult sõidukid, mis on esimene samm, mida tegema peaksin? Liiklusõnnetuse toimudes hinda olukorda, lülita sisse ohutuled, sõidukist väljudes järgi ohutusnõudeid ja piiratud nähtavusega või halva nähtavusega alal paigalda ohukolmnurk. Ja seejärel asu täitma liikluskindlustusteate vormi koos teise osapoolega. Kas õnnetuses osalenud autosid võib liigutada, kui autod on sõiduvõimelised? Kindlasti tuleks ennem fikseerida liikluskindlustuse olukord, seda kas filmida või teha fotod. Ja teha fotod niiviisi, et sõidukite numbrid oleks näha fotodel. Ning veenduda pärast neid fotosi või videolinti on võimalik ka kasutada. Kui juhtumi osapooled on juhtumi asjaolude osas ühel nõul, siis võib sõidukid ära liigutada. Millal peab kutsuma politsei? Politsei tuleks kutsuda, kui on juhtumis kannatanud ehk isikukahjud. Kui ei olda juhtumi asjaoludes ühel nõul, ka tuleb politseile kindlasti teade teha juhtudel, kui kannatanu pole kohal, ehk siis näiteks sõitsid otse liiklusmärgile või parklase uksega tekitasid teisele sõidukile kahju. Liiklusõnnetuse fikseerimiseks on olemas korrektne blankett, mida peaks saama igast hästi varustatud tanklast. Kas alati peab kasutama seda vormi või piisab ka käsitsi kirjutatud paberist? Liiklusõnnetuse teate vormi puudumisel võib selleks kasutada ka valget paberit. Valgel paberil oleks oluline märkida juhtumi asjaolud, joonistada väikest G, märkida üles mõlema juhi andmed ja allkirjastada nõusolek süüdlase osas. Kui oluline on leida pealtnägijaid? Kas piisab sellest, et pealtnägija on minu enda kaasreisija või see isik pole piisavalt erapooletu, kuna tunneb mind liiga hästi? Olukordades, kus ei ole selle, kes on õnnetuse põhjustaja, oleks hea kirjutada üles tunnistajate andmed. Lisaks ka olukorras, kus on tegemist kannatanuga. Kahju asjaolude kindlaks tegemisel arvestatakse kõikide tunnistajate ütlustega, sealhulgas ka sõidukis viibinud isikute omadega. Kui õnnetuse fikseeris auto pardakaamera, kas sellest peab õnnetuse vastaspoolele teada andma? Pardakaamera salvestis on alati hea tõendusmaterjal, kuid seda materjali tohib kasutada ainult andmekaitse nõudeid järgides. See tähendab seda, et seda ei tohi levitada omal otstarbel. Viisakas oleks alati pardakaamera olemasolust teist osapoolt teavitada. Milliseid kahjusid hüvitab liikluskindlustus ja mis maal tuleb appi sõiduki kaskokindlustus? Liikluskindlustus on vastutuskindlustus, ehk siis hüvitatakse kannatanule põhjustatud kahjud. Kasko kindlustus, selle olemasolu hüvitab kahju põhjustaja sõiduki remondikulud. Näiteks, kui on tegemist tagant otsesõiduga, siis esimesele sõidukile hüvitatakse kahju liikluskindlustuse alt ja otsesõitja siis taotleb hüvitist oma kaskokindlustuse alt. Kuidas erineb välismaal toimunud liiklusõnnetuse fikseerimine meil Eestis toimuvast? Välisriiki minnes oleks hea kaasa võtta roheline kaart, mis on siis liikluskindlustust tõendav dokument. Liikluskahju vormistamise protsess ei erine Eestis tehtavatest toimingutest. Blankett on rahvusvaheline, võiks kasutada eestikeelset kui ka välismaakeelset. Oluline oleks, et ei allkirjastata tundmatuid dokumente. Venemaal ja SRÜ riikides oleks oluline kindlasti kutsuda kohale politsei. Venemaal toimunud kahjude puhul erineb veel protsess selliselt, tuleb koheselt teatada sealset kindlustusandjat, see tähendab süüdlase seltsi ja tuleb hakata nõudma kahju koheselt Venemaa poole peal. Liikluskindlustuse kallinemine seoses õnnetusjuhtumiga. Kuidas koefitsiendi arvutamine toimub? Ühtset liikluskindlustuse koefitsiendi Eestis enam ei ole. Seltsid lähtuvad makse arvutamisel kindlustusvõitja andmetest, tema elukohast, temast varasemast kahjustatistikast ning sõiduki kasutusalast. Seepärast tasus ka enne igat kindlustusmaksed üle arvutada, mida saab teha mugavalt ka Easy kodulehel või äpis.
Liikluskindlustuse valimisel pea meeles, et lepingutele kohandatavad tingimused, hüvitamise põhimõtted, piirangud ja välistused tulenevad liikluskindlustuse seadusest. Pane tähele, et osad kindlustusseltsid pakuvad kaasa ka täiendavaid lisakaitseid. Kindlasti soovitan kõigil autojuhtidel varuda kindlalaekasse õnnetusjuhtumist teatamise blanketid, sest iial ei või teada, millal neid tarvis võib minna. Hoidke liikluses pikivahet ja ärge tegelege autoroolis kõrvaliste asjadega. Sellised olid Autominutid. Kohtume juba järgmisel kolmapäeval. Autominutid toob teieni Alexela.